Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, kell on 7, peaaegu 8 minutit läbi 11 ja meil on käes 10. august, mis tähendab, et digitund on eetris tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega. Meil on täna saatejuhtideks Henrik Roonemaa ja mina Hans Lõugas ja külas, nagu ikka Meelis Väljamäe. Me räägime sellest, et Samsung näitas eelmisel nädalal uusi Note-seeria telefone ja püüame aru saada, kellele nüüd need telefonid ikkagi päriselt mõeldud on. Me räägime sellest, kuidas Apple ja Microsoft väga ootamatul võitlustandril on jälle vastamisi sattunud. Ja võitlustandril on ka Hiina ja Ameerika ja selle vahel sellised äpid nagu TikTok, kelle tulevik on praegu kaalukeelel ja püüame aru saada, miks see nii on. Pixel 4a Google'i telefon on väljas ja me saame teha esimesi ülevaateid sellest. Ja aega jääb siis paar uudist veel. Digitund. See, et augustikuus näitab Lõuna-Korea telefonitootja Samsung oma uusi suuri telefone on traditsioon ja nüüd eelmisel nädalal tulid välja siis aasta 2020 omased Note 20 ja selle teine versioon Note 20 Ultra. Esialgu nagu ei ole see üldse mingisugune eriti põnev uudis, sest et kõik me teame, see on see suur telefon, ütleme selline jätkumudel kevadisele Samsungi Galaxy S-ile ja mille eripära on lihtsalt see, et seal sees on väike puutepliiats, eks. Ja kui me vaatame telefonidele korraks peale, siis muidugi on need väga head telefonid. Otseselt raske midagi kritiseerida, aga mille üle üllatuda on ka nagu keeruline. Üks neist on väga hea. No räägi, miks teine ei ole. Ma arvan, et sa viitad sellele, et see Note 20 Ultra on siis kindlasti selgelt üle sellest tavalisest Note 20. Ma olen ka nagu natuke segaduses samamoodi nagu enamus välismaiseid tehnikaajakirjanikke, kes siis aru, mille pärast see tavaline Note 20 on tehtud ja kõik arvavad, et selle pärast mõni Ameerika operaator on tahtnud sellist Note'i nimega odavamat telefoni. Aga tegelikult on Note 20 piisavalt tavaline telefon, et ma ei näe väga suurt põhjust, miks selle eest peaks maksma 1000 eurot ja miks ei võiks võtta sama raha eest S20 näiteks, kus on nii mõnedki andmed tegelikult paremad. Aga Ultra on küll ikkagi nagu praegu hetkel ikkagi telefonide tippeks, et on päris palju nagu ägedaid uuendusi. Esimene asi on see, et jooksvalt muutuv värskendusagedus, et ekraan on siis 120 Hz, mis tähendab seda, et kõik, mis ekraanil on, liigub hästi sujuvalt. Ja kui nüüd on hetk, kus ta ei pea olema liikumas, siis ta tõmbab selle värskendusagedus mitte 60 peale, vaid lausa kuni 1 Hz-ni, ehk siis tegelikult ta suudab seda dünaamiliselt reguleerida, mis tähendab seda, et aku peaks teoreetiliselt kestma kõvasti paremini. Ja teine suur uuendus, mis on Note'i puhul nagu hästi oluline, on see, et pliiats on nüüd 9 millisekundise läägiga, eks põhimõtteliselt täiesti läägivaba. Ta on praktiliselt sarnane sellele, mida Apple on teinud iPadide puhul pliiatsiga, nii et ta on hästi kiire. Nagu tundub nagu kirjutaksid reaalselt nagu midagi. Vahe on meeletu, kuigi see vahe tundub olevat 42 versus 9 millisekund, mis see on siis, aga käes hoides on vahe suur. Ma tõmbaks seda pilti nüüd öelda tagasi, sellepärast, et ma ei tea, minust läks mingil imelikul kombel, ma loen iga päev tehnoloogia uudiseid ja see kogu see nende Note'ide väljatulek läks kuidagi täiesti mööda. Ma tulin hommikul siia, Hans istub siin, valmistab saadet ette, ma näen, et ta on trükkinud meie saatefaili tohutu pika sellise nimekirja igasuguseid omadusi ja andmeid ja mis nendel Note'idel on. Ja see oli suur üllatus minu jaoks, et selline telefon olemas. Siin võib olla kaks asja. Esiteks on võib-olla see, et telefoni muutud järjest igavamaks, me ei pööra nendel tähelepanu. Teiseks võib-olla see, et Samsungi PR-masin võib-olla ei ole siis niivõrd tööd teinud seoses viiruste ja muude asjadega. Ja kolmas võib see olla, et kuna Samsungi tuli välja lausa, nagu ma ka tegime koos Samsungi inimestega video ülevaadet Note'ist ja nagu ma seal ütlesin, et tuli välja 4 kategoorias 6 seadet üle 10 erineva värviga, nii et nagu väga palju kohati, eks ole, natuke liiga palju. Ja minu jaoks on ka see, et telefoni tegelikult ei ole kõige ägedam, mis selles uute Samsungi seadmete puhul nagu välja tuli, et tegelikult kell on minu arust on palju ägedam ja kõige ägedamad asjad on uued klapid. Ehk siis pisiasjad on hoopis põnevamad. Miks need klapid nii ägedad on? Ma tahan veel tulla telefoni tagasi, aga räägi klappidest. Galaxy Buds Live. Esiteks on see, et kas te olete näinud seda välimust? Ei.
mina ei ole üldse, ma praegu esimest korda kuulen, te räägite mulle nendest asjadest. Koodnimi ametlik nimi on Galaxy Buds Live, aga koodnimi sisemine Samsungil oli siis Galaxy Beans ja näevad tõesti välja nagu siuke uba. Siuke kumer, kui te kujutate, milline uba on, eks ole, et on sellise kujuga. Ta näeb disain muidugi, värv on kõigil nendel seadmetel väga ilus, siuke pronksi värvi ja ta ei ole kaameras võimalik edasi anda ühtegi pilti, mida on näinud, ühegi pildi pealt ei näe nii ilus välja, kui tegelikult palju silmaga nähes on. Mulle tundub pildi järgi, ma Meelis korra katkestan sind, kas see mõte on selles, et nad lähevad nagu kõrvalesta kuidagi sisse, niimoodi, et sul ei tolkne midagi sealt välja? Siin ongi, milleni ma tahan jõuda, on see, et nad on täiesti uudse disainiga, ma ei ole varem, mitte ühelgi tootjal ei ole varem olnud selliseid klappe. Nad on vahepeal siis AirPodsi tüüpi, nööptüüpi klappide ja in-ear ehk siis sügavale kõrva sisse minevate klappide vahepeal. Nad on rohkem kõrva sees kui AirPodsid, aga nad jäävad ikkagi, nad ei lähe kõrvakanalisse sisse. Et sa kuuled, mis ümber toimub. Neil on olemas ka aktiivne mürasummutus, mis ei ole küll väga hea, aga ta on tuunitud täpselt niimoodi, et ta võtab maha sellist lennuki ja rongi ja sellist madalat müra. Kõrgemad mürad väga hästi summuta, aga võib-olla see ei olegi nii tähtis, eks ole. Ja heli on, võiks öelda, fantastiline, ma ei ole oodanud. Ma tean, et Samsungi klapid on läinud järjest paremaks, kunagi nad ei olnud väga head. Need viimased Buds Plusid, mis on AKG poolt tuunitud, on tegelikult juba väga, üsna head ja need olid nagu, ma ei ole kunagi kuulnud, mitte kõrva sisse minevad pisikas klappi, mis teeks nii head häält kui need. Et see on nagu, ja equalizer on päris hea, mis on läpis on. Ehk siis ma olin üllatunud, ma kuulasin küll neid ainult 10 minutit, et ma tahaks väga-väga proovida neid veel, sest nad ülimugavad tundusid mulle olevat ja ülihea heliga tundusid olevat. Ja disain on väga-väga omapärane, väga ilus. Proovimata neid, mulle see disain tekitab küsimus, et kuidas see mikrofon töötab. Et ta on nii sealt sees, et kas see, kui ma kõnelen telefoni kõnekas või, et kui hästi see siis sealt mina ei proovinud, aga inimesed, kes on proovinud siin välismees ajakirjanikud, on seda kiitnud, et just see, et üllatavalt hea on, et võib-olla mitte nii hea kui AirPodsidel, aga piisavalt hea. Üks asi, mis on Node'il nüüd juures, ongi see, et võimaldab kasutada väliseid mikreid, siis nii üle Bluetoothi kui USB-C-ga ja üks väline mikker, mis on ka siis Budsi enda mikker, mida saab kasutada video salvestamisel Node'iga, nii et nad peavad seda heli piisavalt heaks, et nad tegid sellise lahenduse. No tulen korraks tagasi telefoni juurde, et mulle austus tekkis esimene natukenegi selline elevus nende telefonide vastu, siis kui ma sain aru, et see puutepliiatsiga Note 20 Ultra siis ei ole enam mõeldud mitte ainult spetsiifiliselt ärikasutajale, nagu sa kogu aeg räägiti, vaid see mänguri telefon. Pliiatsiga? No, see pliiats on seal selline, ma ütlem nagu mina ei saa üldse aru, palun seletage mulle ära, mis asi see Note seeria, et see on, miks ta on aastaid nagu olemas, ma ei näe kunagi kedagi, kes neid kasutaks, ma ei näe tänaval, teatris, trammis, bussis, kuskil inimesi, kes toksiks selle pliiatsiga midagi, ometi need telefonid on olemas ja me räägime nendest. On olemas üsna suur ja selline paljuhääline Node'i fännide kamp. See on see endine Windows Phone'i fännide kamp. Võib-olla nad ei ole nagu väga suur oma arvu poolest, aga nad on väga häälekad. Aga mina ei ole ka selles mõttes aru saanud, mida nagu Samsung praegu üritab teha, sest et Node'iga sõnum on kogu aeg olnud productivity, eks ole, ehk siis nad teevad Microsoftiga koostööd, seal on hästi palju Microsofti äppide tugi on parem kui teistel ja samas nad üritavad nüüd Ultrat müüa kui mänguritelefoni. See on natukene kummaline sõnum, see on nagu ühest äärest teise ja teiseks on see, et kuna productivity jaoks on seal olemas pliiats, mis võtab väga palju ruumi ära ja selle võrra on väiksem aku, mänguritelefoni on alati hästi oluline, et oleks suur aku, eks ole. Et see on natukene nagu selline segane sõnum, aga samas... Sa tabasid probleemi praegu õigesti, sest et tsiteerin ühte uuendust uue Note'i kohta. Pliiatsiga saab nüüd märkmeid teha ka PDF või PowerPoint dokumentides. Aastal 2020 on kõva uuendus. Väga Samsunglikult on see, et neil on ikkagi olemas Samsung Notes ja muud sellised Samsung enda äpid, mis nüüd siis süngivad pilve ja süngivad ka Microsofti asjadega, mis nagu jätke siis, visake välja need enda asjad ja jätke siis Microsofti asjad, mis nagu nii Microsoft teeb siis paremini. No jaa, aga meil on, ma tean, meil tuleb reklaamipausi aeg selga, aga mul on tegelikult olnud kogu aeg selline tunne, ma iga päev saan järjest nagu kinnitust sellele, et kogu see mingisugune multitaskingu jura nendel puuteseadmetel lihtsalt ei tööta. Mul on ka vist Samsungi telefonis võimalik mingid äpid kuidagi kõrvuti ekraanile panna ja ma tean, et iPadis on see võimalik ja mul on kodus iPad ja ma ei oska. Ja isegi kui mul üks päev oli vaja seda reaalselt telefonis teha, mingit tööasja, mis on vastik ja tüütu niikuinii telefonis, siis ma ei osanud isegi otsima hakata kuskilt seda võimalust. Ma olen see on võimatu ülesanne. Me võime peale reklaamipausi veel rääkida, kuna Samsungil on ka tahvel tulnud, eks ole, millel on multitasking. Nii et, Aga lähme siit väiksele pausile. Digitund.
nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. digitund jätkub. Lubasime rääkida ka sellest, et peale nende telefonide ja klappide tõi Samsung välja ka uued tahvlid. No, ja Meelis, ja kella ka, rääkisime. Aga mis sellest tahvlitest põnevat siis on? Tahvlid on see, et tegelikult on see, et võime küsida, et milleks on kellelegi vaja high-end Androidi tahvlit, kui iPad on olemas, eks. Aga kellel seda vaja on mingil põhjusel, siis Tab S7 ja S7 Plus on ainsad tipptasemel sisuga Androidiga tahvlid, eks ole. Samsung vist ongi enam viimaseks tootjaks jäänud, kes üldse mingid Androidi tahvleid punnitab teha. Samamoodi 120 Hz ekraan, mis väidetavalt kõige parem ekraan tahvlitel üldse, parem kui iPad ekraan mingite arvamuste kohaselt. Ja samamoodi pliiats, eks ole, samamoodi kiire pliiats nagu Node'il. Ja mis Samsungi eriomadus on siis Dex, eks ole, mis siis ühildub emuleerib desktopi, eks ole. Kui seni oli see, et kui sa võinsid Dexi telefonis arvutiga, siis sul oli vaja ekraani, sul oli vaja klaverit, eks ole, muid asju. Nüüd on 2 uuendust. Esimene uuendus see, et Dex on juhtme vaba, eks sa võid võtta oma teleka ja ühendada oma tahvli või telefoni telekaga. Ja kui sul on mingi puuduv klaver olemas, siis on lahendatud. Teine asi on see, et nad ikkagi üritavad nagu võtta sellist Surface'i või Chromebooki turgu sellega, et neil on olemas väga korralik klaviatuuriga ümbris, millel on päris hea klaviatuur. Ja kui sa lükkad selle külge, paned Dexi moodi, siis ta töötab põhimõtteliselt peaaegu nagu Chromebook, et ta näeb välja nagu arvuti interface, eks ole. Appid saab panna dokki nagu MacOSil või Chromebookil sinna alla ja töötab päris hästi. Ja kuna Microsofti appide tugi on Samsungil nagu üsna hea, siis tegelikult selliste lihtsamate asjade jaoks töötab ta väga hästi. Aga hind on nagu ikkagi seal 500 000 vahel sõltuvad konfiguratsioonist, nii et ta on kallis. Ja ma tegelikult just hakkasin sinu juttu kuulates mõtlema, et jumal näitab, aeg näitab ja jumal annab, eks ole, et mis see sügis meil tuleb. Aga ma ei mäleta, kas eelmises või üleelmises saates ma siin kellegagi ka arutasin teist, et kui peaks jälle olema see, et me istume kodudes, on ju. Mina töötan kodus, abikaasa töötab kodus, laps käib kodus koolis ja võib-olla teine laps käib ka kodus koolis. Siis tekib, ma arvan, paljudes Eesti peredes selline reaalne IT probleem, et mitu arvuti töökohta teil kodus on, pagan võtaks. 1, 2, 3, 4. Ja kas siis on nagu see, et see peab olema, ütleme, 3-4 sülearvutit näiteks, aga sülearvutit aga päev otsa koogutada ei ole hea. Ja seal hakkavad tekkima igasugused sellised küsimused ja võib-olla tekib täitsa selline IT või tehnoloogiline vajadus mingi sellise seadme järgi, nagu Meelis kirjeldab, et sa võtad tahvli ja teed temast näiteks vajadusel lapsele mingisuguse e-kooli õppe seadme. Aga siin puhul ongi probleemiks ilmselt see, et ütlen siia vahel ära, et kõige odavam S7 Plus, mis on siis 120 Hz ekraaniga, on 919 €. Nii et see enam ei lähe, pigem ma ostaks mingisuguse võib-olla isegi 300-400 eurose Chromebooki ja kõik saavad oma kõik asjad praktiliselt tehtud. 2 pointi siin on, üks on see, et Samsung üritab minna sinna productivity kategooriasse rohkem sisse oma tahvlitega, natukene sinna Chromebooki maailma ja punkt 2 on see, et see on kõige võimsam Androidiga tahvel, mis olemas on, kui kellegi seda vaja peaks minema. Just, see viimane võtmeküsimus. Ja kõige lõpuks siis võime rääkida 2 sõnaga kellast, et kuna siiamaani on viimase 2 Samsungi kella on olnud active mudelid, millel on siis spordile orienteeritud väga tagasihoidlik disain ja ei ole siis seda keeratavat raamidal, siis nüüd uuel kellal on jälle uuesti tagasi keeratav raam, sisu on suht sarnane, kui te olete Samsungi kella varem näinud või kasutanud, siis väga sarnane, natukene on tehtud softi veelgi paremaks ja ilus kell, äge kell, küsimus selles, et disaini maitse asi, eks ole, et kellele meeldib selline natuke suurem kell, siis nüüd on see variant olemas, sest et muidu pidid ostma see 3 aastat vana mudeli, nüüd saad osta uue mudeli. Aga ütleme teist jälle, olles ise ka olnud Samsungi kella omanik ja nüüd ma olen pool aastat niimoodi Fitbiti peal, mis on kordades vist odavam, 2 korda odavam ikka on, kui mitte rohkem on ju. Siis mina ütlen, et mina jääks kindlasti pigem selle Fitbiti lahenduse peale, sest ta on odavam, ta teeb trenni mõttes sul ikkagi peaaegu kõik või ma ei tea, praktiliselt kõik samad asjad ära ja ta on kuidagi kergem ja väiksem ja aku kestab mitte 1 päeva või ma ei tea 1,5 päeva, vaid kestab nädal aega. Et aga see selleks, ma ei ütle, et keegi ei peaks ostma endale nutikella, kes tahab. Aga Ants tahtis kangesti rääkida Microsoftist hoopis. Kas just Microsoftist, aga pigem on huvitav see, et ma tulen korraks tagasi selle juurde, et ta on muutunud mängutelefoniks, millel on väga selge sõnum näiteks mitte küll Eestis, aga teistes turgudel ostes selle uue Samsung Note 20 Ultra, siis sa saad kaasa telefoniga eeltellides näiteks Xbox Game Passi ja lausa puldi, selline pult, kus paned selle uue telefoni sisse ja mängid. Et see ei ole ärikasutaja pakett, on ju. Ja see, millega sa kaasa saad, see on tegelikult uhi uus asi.
et see, mida veel nimetati siin mõni aeg tagasi X-Cloudiks, siis tegelikult nüüd just natuke aega tagasi Microsoft ütles ümber, et siis X-Cloud nime hakkab kandma siis nende uus mängu striimimise teenus, mille nimi on siis see Game Pass, ehk siis sa maksad kuutasu ja sul on võimalik siis oma Androidi seadmega mängida lihtsalt üle interneti erinevaid mänge. Mitte ainult Androidi seadmed, tuleb ka ju brauseritesse ja muudesse seadmetesse. Seda küll, aga ma rõhutasin Androidi seadmetega, kuna Microsoft tahtis väga pakkuda seda nagu pilvemänguteenust ka Apple'i telefonides, aga siis lõpuks läksid nad tülli. No Apple tõmbas sinna piiri ette, sest see, ma ei teagi, mis see, kas see on nüüd X-Cloud või Xbox Game Pass või keeruline nimesüsteem. Mingi asi on see. Minu meelest on see, seda nimetatakse ikkagi X-Cloudiks. Pole, kuidas nimetatakse, probleemi olemuses on see, et Apple kasutab ära oma monopoolset jõudu ja ühesõnaga, tuleb 15. september tuleb see Microsofti streamingu mänguteenus, üle 100 mängu, kaasa arvatud Xbox kõige kuulsamad Halod ja mingisugused mingid muud hästi tuntud Xboxi mängud, mida ma hetkel ei oska siin peast nimetada, sest mul Xboxi ei ole. Aga noh, need ei ole, mõte on see, et need ei ole mingid sellised suvalised odavad mängud, eks ole. Need on tegelikult kõige paremad, kõige kuulsamad mängud, tulevad siis streamingusse 22 riigis, muidugi mitte Eestis, küll aga näiteks Soomes ja Rootsis. Ma ei tea, kuidas siis, eks siis aeg näitab, et kas ja kuidas see Eestis tööle hakkab. Me oleme kasutanud läbi aegade kogu aeg ka PlayStationiga Soome kontosid, nii et Eestis... Jah, aga et kas see streamingu teenus ka, ütleme, Eesti IP pealt töötab? Minu teada töötab, aga saab näha. Pead anda julge, aga 89% tõenäoliselt julge töötab. Aga Apple, ühesõnaga, jah, Apple pani sinna nüüd käe ette ja ütles, et võt Apple'i äpipoodi, Apple'i seadmetel see teenus tööle ei hakka. Ja ei hakka sellepärast, et ta ei ole siis kooskõlas Apple'i äpipoe reeglitega ja täpsemalt siis nagu sellise reegliga või ma saan aru, et probleem vist on selles, et Apple väidab, et nad ei saa, et neil on äpipoes poliitika, et nemad peavad siis kõik äpid nii-öelda lubama või keelama, et vaatavad otsa sinna, et kas on siis piisavalt hea ja kas on piisavalt ilus, puhas, valge ja õilis, et võiks Apple'i poes seda nagu asja modereeritud sisu, et on ju mis vanusegrupil on nagu täiesti jabur põhjendus, et tegelikult see pole ju ainult Microsofti probleem, sama probleem on Google Stadia. Samamoodi on seal plokk ees, aga küsimus on selles, kas sa kohtled seda nagu streamingu teenust nagu Netflix, sest Apple ei vaata üks sarju läbi. Ei vaata kõiki Netflixi sarju läbi ja ütle, et see võib-olla, see ei või. Et seal on ikkagi, ja ongi keeruline minu meelest aru saada praegu, et kas Apple kuidagi, kas seal käib vaidlus raha üle kuidagi, et ma ei tea, et Apple ei saa sellest midagi, aga pigem mulle ikkagi hakkab tunduma, et seal käib, et Apple lihtsalt ütleb ei. Jah, nad kasutavad ära oma turuosa. Et me põhimõtteliselt ei taha, et Microsoftil ei ole nagu siin kontekstis Apple'ile midagi otseselt nagu vastu pakkuda, neil on Apple'it vaja ja neil on vaja, et 1,5 miljardil Apple'i seadmel saaks ka seda Xboxi mänguteenust kasutada, aga vastu anda neil nagu väga midagi ei ole. Aga ja see, et Apple pakub ise Apple Arcade nimelist tellimusteenust, see muudab veel kriitilisemaks selle nagu vaate, et nad ikkagi püüavad kaitsta oma turuosa, et mis on nagu väga kahtlane võte. Absoluutselt, et siin on minu see koht, kus Euroopa Liit peaks nagu võtma käsile mingi uurimise ja selle asja kuidagi paika panema. Ei no jah, selles mõttes, et varsti me võib-olla... Mulle meeldib vaba turg, aga kohati on vaba turg, on vaja reguleerimist. Ja ma saan nagu aru sellest, et Apple'il on, nad on ehitanud suure platvormi ja näinud kõvasti vaeva ja see on ilus, puhas, valge äpipood, aga et täna keelatakse see ära, nad üritasid selle e-maili äpiga, selle hei.comiga jamada seal, et keelata ära, et kui nad nagu ennast mida nad veel, mida nad homme ära keelavad, äkki keelavad e-kooli ära näiteks. Need on erinevad juhtumid, aga tegelikult sa saaks sisu ilusti klassifitseerida, et see sobib, see ei sobi. Ja nii võiks see toimida, aga meie siit lähme pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub. Räägime nüüd sellisest unikaalsest ristamisvõimalusest, et vana hea Microsoft Windowsi peal oleks võimalik kasutada hoopis mobiilplatvormist Android pärit rakendusi. No ma ei saa hästi aru, kuidas see töötab, aga Hendrik, sa oled aru saanud, kuidas see võiks toimida, et ma kasutan laua või sülearvutis siis mobiiliäppe. Viimase paari kuu jooksul on tekkinud väga huvitav selline kahesuunaline liikumine. Mulle tundub, et on mingisugune lähenemine Microsofti ja Google'i vahel. Ja ma ei välista, et nad on ühinemas kuidagi nagu Apple'i vastu. Me just lõpetasime pika lõigu sellest, kuidas Microsoftil on Apple'iga probleeme. Ja nüüd on siis niimoodi, et kui sul on Samsungi telefon, ja praegu see vist on Meelis paranda mind, aga on ainult Samsungi telefonidele, eks ole. Minu teada küll, jah.
et on olemas selline Microsofti äpp nagu Your Phone ja põhimõtteliselt on võimalik ühendada Windows 10 ja Androidi telefon. Niimoodi, et see telefon tekib sulle Windowsisse nagu ühe äppina. Ja kuni selleni välja, et sa saad juhtme vabalt siis oma telefoni ekraani pilti Windowsis vaadata. Et see, mis sa telefonis teed, on Windows ka näha, aga eraldi on seal näiteks SMS-id tekivad ja saab telefonikõnesid teha läbi selle äppi, et mõte on selles, et sa istud arvuti taga ja ma ei tea, tuleb SMS, tahad helistada, eks ole, et siis sa ei pea telefoni selleks kätte võtma. Ja sa mitte ei näe telefoni ekraani oma arvutist. Näed seda ka, kui tahad. Aha, aga ma saan ka juhtida seal sees olevaid asju. Praegu ongi see, et sa näed telefoni ekraani ja saad juhtida telefoni nii-öelda virtuaalse telefoni peal olevaid asju. Nagu hiirega. Just, aga nüüd see viimane uuendus, millest Hendrik hakkas rääkima, on siis see, et saad nagu eraldi neid äppe ka kasutada eraldi, mitte ainult selle telefoni ekraani peal, vaid ka siis nagu need aknas. Ja, et need äpid, mis sul Androidi telefonis on, ja see võimalus ei ole nüüd avalik, see on nii-öelda siis Microsoftil veel viimases testis, et ta pole päris laia avalikkuseni jõudnud, aga mõte on selles, et need Androidi äpid tekivad sul Windows 10-sse tavaliste rakendustena. Sa võid nad omale sinna kuskile ikoonidena panna ja käivitada. Ja ma hetkel kohe jään ausalt öeldes vastuse võlgu, et mis äpiga see nagu meeletult hea nüüd siis oleks, aga et enamustel äppidel, mida ma tahaks nii kasutada, no ma ei tea, näiteks WhatsApp või et on veebiliidesed tegelikult olemas, aga võib-olla sa ei viitsi seda kuidagi sisse lülitada või et siis lihtsalt ongi sul Androidi äpp on üks äpp Windowsis. Aga kas see nüüd töötab kõigi Windowsidega või on selleks vaja mingit spetsiaalset Windows 10 ja uuemaid versioone? Ja teatud hulk Samsungi, ütleme suur hulk Samsungi telefone on. Tegelikult on tegemist projektsiooniga, kes põhimõtteliselt töötab ju samamoodi nagu töötab, ma ei tea, Android Auto või CarPlay, eks sulle kuvatakse lihtsalt virtuaalne display ja tegelikult kogu see tegevus toimub ju telefonis. Aga kas selle kannab üle ka heli, et peamine asi või ütleme, kui te mäletate, siis telefone kasutatakse kõnelemiseks ka. Aga teistpidi liikumine nüüd on see, et käib tõsine töö selle nimel, et Windowsi rakendused hakkavad tööle Chromebookidel, Google'i Chromebookidel ja nüüd on juba esimesed näited on sellest, kuidas virtuaalselt on võimalik Windows 10 Chromebooki peal käima tõmmata. Viimases Chrome OS-is on see tugi olemas ja sa saad Chromebooki Windowsi, aga täna peab see natukene häkkima ja sa saad lihtsalt Windowsi, nagu ma saan aru, et mõte oleks ka selles, et sa saad lihtsalt Windowsi rakendusi seal kasutada. Näiteks, ma ei tea, Office'it või Photoshopi see vaene Chromebook võib-olla ei vea ära, aga inimestel või ettevõtetel eriti on palju tõenäoliselt selliseid spetsiifilisi Windowsi rakendusi. Ma ei tea, kellelgi mingi laotarkvara või mingi vana mingi raamatupidamistarkvara, millel ei ole pilveliidest. Ja neid siis väidetavalt saaks hakata seal kasutama. Ja, et kui Hendrik rääkis, et toimub selline lähenemine Google ja Microsofti poolt, siis praegu mulle tundub, et see on pigem nagu selline juhuslik, et see, nii see Microsofti MyPhone'i ja Androidi äppide tugi kui ka ei ole siis tehtud Google'i toega ega ei ole ka see Windows emuleerimine Chromebookidest tehtud Microsofti toega, vaid see kasutatakse paralleelsi, mis on siis kolmas nii-öelda see on jah virtualiseeritud ikkagi. Ehk siis tegelikult nad teevad seda ikkagi nagu oma ette, et seal ei ole nagu nii, et üks firma aitab teist, vaid tegelikult see põhimõtteliselt mitte teistega koos, vaid teiste kiusta käib see asi. Aga võib-olla see ei ole nagu igavesti nii, sest me teame, et Microsoft teeb just kohe välja andmas esimest Androidiga telefoni ja nende selle välja kuulutamisel käisid ja ka Google inimesed lavale rääkis, kui tore partner Microsoft on. Ja mulle tundub, et need kaks firmat mõnes mõttes nagu sobivad kokku. Et nad natuke täiendavad teineteist, teevad sarnaseid asju, nad mingites valdkondades on konkurendid, aga näiteks ütleme ka pilveteenustes ma arvan, et Microsoft ja Amazon on kõvasti suuremad konkurendid kui Microsoft ja Google. Jah, sest Google turuosa on seal piisavalt väike. Ja Google'il ei ole sellist nagu business to business pilveteenustega ajalooliselt nagu väga hästi olnud, aga mulle tundub, et seal on mingi ühisosa tegelikult neil olemas, kus nad võiksid natuke sobrada ja vaadata, mis välja tuleb. Ja teistpidi jällegi Google ja Apple on selline, et Microsoft sobiks väga hästi Google'ile partneriks siin. Just, et ma tahtsin seda öelda, et tegelikult Google Stadia mänguteenuse nagu väidetav selline pikem point on selles, et näidata, et vaadake, meie pilveteenused on väga head ja töötavad väga hästi, et tulge ostke meilt pilveruumi. Turundusplaan hoopiski. Just, et see, et on kiire, ta on töökindel ja sobib nii white label mänguplatvormide jaoks kui ka siis mingite ärirakenduste jaoks. No vaatame jah, et kui see tulevik on selline, nagu me siin saadet alustasime, et Apple üha rohkem kapseldub nagu oma maailma ja mõnes mõttes nagu Donald Trump, et järjest vähem tahab näha seda mingisugust vastikut ebameeldivat välismaailma seal oma mulli sees, et siis tegelikult sellise suure vastukaalu tekkimine on loogiline, võib-olla ka lõpuks tarbijatele kasulik, üldse kõigile kasulik. Aga
ma arvan, selle vaadates kella, et äkki me selle TikToki lõigu jätame järgmiseks, et võtame siit veel mõned tehnoloogia võib-olla uudised. vahepeal TikToki seos midagi selgunud nädalal. Paari minutiga. 5 minutiga võib-olla selgub veel midagi, aga paar konkreetset tehnoloogia uudist, mis meil on. Pixel 4a on nüüd siis väljas, esimesed testid on ka kirjutatud ja üldiselt on nii, nagu me vist sinuga Meelis rääkisime, et on super hea odav telefon, mille... Minu ütleks, see on esimene Pixel, mis mulle nagu päriselt nagu tekitab tunnet, et äkki võiks osta. Viimane Google telefon, millega mul see tunne tekkis, oli Nexus 5. Kas sul tekkis see tunne enne seda hinnalepikut nähes? Jah, mul tekkis see tunne, et disain oli nagu piisavalt selline juba lekete põhjal, eks. Ja hinnalepikut nähes muidugi ta on ikkagi 50–100 eurot odavam, kui alguses võis arvata. Nii et, ja isegi Euroopas on 349. Just. Mina milleks ennustasin, et tuleb kas 399 või 449. Ja ma kartsin ka, et tuleb, aga Saksa Google'i poes on täitsa olemas, seal on mingi naljakas hind 340 eurot ja 20 senti, aga ma arvan, sinna läheb võib-olla käibemaks otsa või et see ametlik hindu 349, praegu saab panna ennast oote nimekirja, ametlikult keegi Eestisse sealt seda ei saada, aga põhimõtteliselt Euroopas on ja küll ta millalgi tuleb Eestisse ilmselt, kui see siit Eestist kännukas tavaliselt müüb neid tavaliselt mingisuguse hinnalisaga, aga Euroopas selline hind ja ongi täpselt selline telefon, nagu võis näitajatele peale vaadates ennustada, et on üks kaamera tagakaanel, mis on super hea, tõenäoliselt üks parimaid mobiilikaameraid üldse, mida praegu saab osta, aga lainurka või zoomi ei ole. On 128 gigabaiti mälu, mis on isegi ootamatult hästi nii odava telefoni puhul ja on super hea OLED ekraan, ei ole juhtmevaba laadimist, ei ole veekindel ja ei ole kõrvaklappide auk on ja aku kestab väga hästi. No siin on ikkagi seda me täpselt hästi aku kestab, aga tõenäoliselt aga Google on kogu aeg see, et akud on väiksed. Aga siin on korralik aku sees. Mis on hea, on see, et ta on esiteks suhteliselt pisike telefon, mis mulle meeldib ja teiseks on see, et tal on taga sõrme luge, mis ei ole ekraani sees, mis mulle ka meeldib. Ja see on hea, aga sinna kohta see telefon oma omadustelt, et iga ühe jaoks on siin üks nagu inglise keeles oleks deal breaker. Ja minu jaoks on see üks väga selge asi, mida tänapäeval 2020 telefoni ostes peab olema. Juhtmevaba laadimine. Aitab minul on täitsa ükskõik sellest. Aga Meelis, sina ütlesid, et sinu jaoks on üks teine asi, mis on paneb kahtlema, et mitu SIM-kaarti saaks sisse minna. See on minu spetsiifika, et see ei ole nagu telefoni häda, vaid see on see, et mul lihtsalt on eranumber ja töönumber. Sul on ja mul on minu spetsiifika, aga Henrik, kas sinu jaoks ei ole siin, kas ta täidab sinu jaoks kõik linnukesed, mis minu spetsiifika on see, et ma tegelikult tahaks stereokõlareid. Ta on stereokõlarid, OnePlusil ei ole. Ja ma tahaks seda lainurk kaamerat, sest et ma oma Samsungiga olen väga harjunud, ma teen hästi palju pilte sellega. Et 350 eurone on väga hea telefon, tähendab ikkagi mingit kompromissi. Aga kas sul Henrik ei ole seda kogemust, et lainurk kaamera on kvaliteedibas kõvasti kehvem kui tavaline kaamera? Või sulle piisab ta on, aga lihtsalt parem, ma saan selle pildi, kus kõik lapsed, koerad ja kõik on peal on ja 10 aasta pärast seda vaadates, kas see Pixel on teravam või ägusem, see ei ole nii tähtis. Pimendas nagu nii ei tee ilmselt. Ja pimendas ma niikuinii nagu mingit suurt lainurka ei tee, et mul on lihtsalt tähtis, et ta oleks, sest sellega saab palju asju peale. Aga vaatame, ma arvan, meil on kellelgi siit stuudiost on plaanis see soetada. Kui ta Eestisse tuleb, siis kindlasti need Eesti edasimüüjad panevad sinna võib-olla 50 eurot pluss otsa ka, nii et aga sellegi poolest, ikkagi väga konkurentsivõimeline hind. Ja teine asi, mis ma tahtsin ära märkida on see, et lõpuks ometi on siis ametlikult välja tulnud Sony uued need üle kõrva käivad suured juhtmevabad müra eemaldusega klapid, millel on Sony moodi. Eelmine mudel oli siis VH1000 XM3 ja nüüd on siis XM4 ja on siis tegemist endiselt maailma ühtede parimate selliste klappidega. Ma tean, avatud kontorites töötavad IT-inimesed, ilma nendeta ei ole võimelised üldse funktsioneerima. Sa paned need pähe ja mürasummutus on hästi hea. Nad on hästi mugavad pikka aega kanda, aku peab seal umbes 30 tundi. Ja nüüd on siis see uus mudel ja põhiline, mis on ma arvan, mille pärast võib-olla tasub kaaluda nende ostmist on see, et nüüd saab nende külge panna 2 Bluetooth seadet korraga. Ehk et ma ei tea, vaatad arvutist filmi, telefoni tuleb kõne ja siis ta lülitab, võtad kõne vastu, pärast arvutist filmi vaatamine jätkub, et see on iseenesest see on päris hea, kui see töötaks niimoodi ilma tõrketa kohe, et see on väga hea. 2 asja, üks on see, et natukene 2 sammu edasi, 1 samm tagasi, et multipoint, mis on nagu just Hendrik rääkis, väga hea asi, mida kahjuks varem ei olnud, on nüüd olemas, teistpidi on see, et koodekaid on vähemaks saanud, kuna helikiip on sees muutunud, siis Qualcomm'i pealt Mediateki poole, mis tähendab seda, et aptX ja muud sellised on puudu. Sony enda LDAC on küll olemas, mis on ka Androidis nüüd vaikimisi sees.
aga et see on nagu minu arust tagasiminek, aga iseenesest klapid on väga head ja teiseks muidugi on see, et kuna nüüd uued on väljas, siis eelmine mudel MX3, mis on ka väga hea, on kindlasti saadaval väga mitte soodsalt. Mitte XM3. XM3. Aga mis teil selline nimi on? Ma ei tea. No võiks olla mingisugune, pangu mingi äge nimi, Raptor või mingisugune. Ilmselgelt on tegemist hetkel jätkuvalt parimate mõõdusumutusega klappidega, vähemalt sellises mõistlikus hinnaklassis ja kellel on vaja kokku hoida, need võivad osta eelmise mudeli, saavad ka väga klapid. Ja sellepärast, et heli on praktiliselt identne ja välimus on praktiliselt identne. Et mõned sellised mugavused on, paremad mikrofonid näiteks on. Et... See on ka tegelikult oluline, et mikrofonid, vähemalt minu MX2-del, XM2-del olid mikrofonid suhteliselt kehvad, kuigi heli oli väga hea. Vot, ja ühesõnaga on olemas. Teeme pausi ja siis räägime. Hans tahtis veel mainida, et YouTube Kids on Eestis. Ma avastasin ka. Absoluutselt. Turvaline YouTube'i, puhas YouTube'i äpp. Kui teil on nooremad YouTube'i kasutajaid, siis aga Eesti sisuga seal vist väga hästi ei ole, et seal on selline heaks kiidetud sisu. Vastavalt vanusegrupile. Jah. Aga teeme pausi ja siis räägime TikTokist veel viimase lõigu. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga ja räägime ka Eestis väga populaarsest ja populaarsust koguvast äpist, mis ei ole võib-olla küll kõigi inimeste telefonides, aga ikkagi tuntud juba äpp videote vaatamiseks, kannab nime TikTok. Loomiseks ja vaatamiseks ja surfamiseks selline sotsiaalne videoäpp TikTok, mis on ainult paar aastat vana tegelikult ja on jõudnud juba miljardi kasutaja ligini vist lähedale. Igatahes tohutult populaarne ja miks on see äpp olnud tükk aega vastuolu orbiidis on esiteks sellepärast, et ta on pärit Hiinas asutatud tegutsevast ettevõttest ByteDance ja nüüd sellel suvega on siis juhtivas tehnoloogiriigis USA's poliitilised meelsused jõudnud nii kaugele, et USA president tahab oma määrusega keelata siis TikToki kasutamise või siis sundida, et selle peab ära ostma mõni kohalik ettevõte. Jah, seal on palju segadust, aga ma mõtlesin, me võiks teha sellise kiirkursuse, et mis asi üldse on TikTok. Ja TikTok on sotsiaalvõrgustik umbes 800 miljoni kasutajaga üle maailma. Ja tegemist on, kuidas ma ütleks, midagi, kas kellelgi siin käed püsti on TikToki konto? Absoluutselt mitte. Hans? Ilma kontota, ma olen seda surfanud, vaadanud küll. Okay. Et kas sa nõustuksid, Hans, minuga, kui ma kirjeldan, et see on midagi Instagrami ja YouTube'i vahepealset? Võib-olla küll. Ma isegi tooks meie kuulajatele sellise paralleeli, kes mäletab sellist äppi nagu Vine Twitteris, kus on teatud maksimumpikkusega videod. Mingi hulk sekundeid, sa vaatad ja saab läbi vaata kohe uut. Ja algoritm pakub sulle midagi uut ja sa saad suhestuda, anda tagasisidet, kommenteerida, likeida ja sellest tekib sinule selline väga, väga hea profiil, et millised videod sulle meeldivad, mida sa uut saad ja ta on kindlasti palju haaravam kui YouTube, sest YouTube'is on pikad videod ja lausa minut mõnikord või pikemad, aga seal on lühikesed. Ja see on TikTok on, ütleme nagu Instagram, mis koosneb videoklippidest fotode asemel ja valdavalt seal videoklippides inimesed näitavad ikkagi ise ennast. Et see ei ole see, et ma filmin oma koera või midagi, et see on hästi selline enesekeskne ja silma järgi tundus, et valdav osa kasutajatest on noored, seal teismelised või võib-olla kuni vara 20-ndateni ja peamiselt, kui sa vaadata, minu meelest seal käib lihtsalt selline, ma ei tea, selline lõbus lollitamine. Meelelahutus. Vanasti oli hästi palju seda, et sai siis kuulsatele lauludele nii-öelda ise peale etelda või peale laulda. Seda on nüüd seal ka, aga on ka muud sellist sketši-laadset sisu ja tehakse nalja ja või keegi räägib üldse, et mis tal elus hästi halvasti läheb ja selline tegelikult peale vaadates hästi süütu sisuga, et see ei ole kuidagi, ma ei tea, poliitiline või julgeoleku teemaline või ohtlik või lihtsalt noored inimesed veedavad mõnusasti aega. Nagu Instagram, ma arvan, et see hea paralleel, kes ei tea TikTokis, Instagramis ei ole ka sellist, ütleme, päevakajalist. Ja nüüd siis USA on võtnud Huawei'le lisaks järgmiseks suuremaks sihtmärgiks selle TikToki, sellepärast, et tegemist on maailma tõenäoliselt praegu ühe kõige väärtuslikuma startupiga. Seda numbrid on väga metsikult seinast seina loobitud välja, et see, ütleme, kuskil 70 ja 140 miljardi dollari vahele loetakse seda väärtust. Ja Donald Trumpi ja tema administratsioon siis on jõudnud järeldusele, et tegemist on USA julgeolekule ohtliku äpiga.
ja edasi läheb nagu segaseks, et Trump andis välja siis määruse, et 45 päeva pärast, see on siis kuskil septembri keskel, keelatakse TikTok USAs ära ja muide Indias on juba keelatud. Indias siis lisaks Hiinale, just India on olnud kõige suurema TikToki kasutajate hulgaga riik, 120 miljonit kasutajat. Ja see kindlasti annab TikTokile sellise suure löögi. Ja miks keelati Indias ära? Sellepärast, et neil on Hiinaga piiritülid. Täpselt, poliitiline põhjus. Poliitiline põhjus. Ja noh, seal on ameeriklased on nüüd välja toonud mõned sellised asjad või lähemalt vaadates 2 erinevat võimalikku põhjust. Üks on see, et TikTok kogub kasutajate andmeid ja noh, poliitiliselt see poliitikute suu läbi väljendudes see probleem on selles, et kas te tahate, et teie isiklikud andmed satuksid Hiina kommunistliku partei kätte. Noh, mis on see kolmnurga ja ringi ühendamine looval meetodil, aga noh, teatud tulevikus või oludes on võimalik näha, et noh, äkki seal on midagi. TikTok kogub inimeste kohta andmeid, kasutajate kohta, aga mitte rohkem kui näiteks Facebook või Twitter või Instagram või teised. Ja võib-olla on ka raske nagu näha siis, et mida Hiina kommunistlik partei suure hulga lõbusalt lollitavate teismelistega pihta hakkab. No, asi pole videote sisus, aga kindlasti on, ma arvan, väga selge arusaam, et tänapäeva maailmas kõik andmed, mida sa saad sotsiaalmeediast, on kasutatud poliitilistel eesmärkidel. Väga lihtne, me vaatame, kuidas poliitikat mõjutakse läbi sotsiaalmeedia, see on ennast mõistetav. Ja teisest küljest, kui Hiina ettevõttel on ligipääsnud andmetele, siis on selge, et ka Hiina julgeolekuasutustel on ligipääsnud andmetele ja oleks väga suur rumalus, kui Hiina ametid ei kasutaks neid andmeid, on ju. Aga see, mida USA's toimub, see natuke meenutab mulle seda, et toas on kärbsed ja mis me teeme selle puhul, eemaldame toast hapnikku näiteks. Et noh, see on nagu väga suur ülereageerimine selle asemel, et sihitult selle probleemiga tegeleda. No ma näen tegelikult siin teist võib-olla isegi realistlikumat varianti, et miks see võib halb olla. On see, et ega seda sisu kureerib seal ikkagi algoritm. Ja see, mida sa näed, see on päris palju algoritmi otsustada. Jah, sa saad jälgida teatud inimesi seal, aga nagu me YouTube'is ka teame, et algoritm viskab sulle kogu midagi ette. Ja kui nüüd ühel riigil näiteks peaks olema tahtmine sellist nagu oma, kas nimetame seda propagandat või oma jutupunkte edastada, ma ei tea, kultuuriliselt mõjutada näiteks suurt hulka teiste riikide kodanikke ja noori kodanikke, siis on ju võimalik nende algoritmidega seal natukene tuunida, et näiteks kui India ja Hiina peaksid hakkama madistama, siis 120 miljonit hindut teeb telefonis TikToki lahti ja nad näevad seal näiteks Hiina poolset versiooni asjast ja India poolset versiooni ei näe. See on tegelikult väga hea tähelepanek, sest kui mõtleme selle peale suurte selliste poliitiliste konfliktide peale USA versus Venemaa, mida tegid Venemaa, asutas nii-öelda sellise internetiuuringute agentuuri jutumärkides, kus Vene töötajad läksid Facebooki ja hakkasid kirjutama mingeid sõnumeid, et Ameerikas külvata siis ebastabiilsust. Kasutasid ära olemasolevat platvormi, mida teevad hiinlased, laias laastus ehitavad iseenda sotsiaalmeedia platvormi, mida kogu maailm tahab kasutada. Ja tegelikult see mänguväli muutub, on ju. Aga see üksi ei saa olla põhjus, et keelata kogu maailmas see läbi kasutamine ära. No siit me läheme edasi, et mida see keelamine tähendab ja me Eestis siin võime vaadata, et mingid ameeriklased teevad imelikke asju seal kuskil, aga ega tegelikult ei ole kuskil teada, kuidas see keelamine reaalselt välja hakkaks nägema ja üks variant, nagu me Huawei puhul nägime, on see, et keelatakse USA firmadel TikToki äpi pakkumine oma äpipoes. Ja siis on see ka meil põmdi kohe kohal, sellepärast, et siis ei ole teda ei Apple'i poes ega Google'i poes ja sul ongi väga keeruline seda üldse kuskilt saada. Ja praegu tundub nagu ikkagi sedamoodi, et nad lähevad ka maksete kallale, kui ikkagi keelatakse ära TikToki omanikfirmaga äri tegemine USA firmadel, siis on nagu põhimõtteliselt ühel pool. Palju efektiivsem kui see äpipost ära võtmine. Ja siit tuleb meil oluline teine mõõde siia sisse. Mis on TikToki roll näiteks USA's äriliselt? Ta on ju selge konkurent Facebookile ja kes opereerib Instagrami. Instagram tegigi ju oma TikToki koopia kiiresti klopsis kokku, selle nimi on Reels. See on umbes samasugune asi, aga vist vahe on selles, et keegi ei kasuta seda. Mis jällegi veel ei kasuta, aga kui TikTok kinni pannakse. Ei hakka. Ma ei usu seda. Igatahes selge on see, et Trumpi tegevus Zuckerbergile meeldib. Ma arvan, kindlasti meeldib. Kui oluline konkurent, siis tema tegevust piiratakse või kärbitakse. Jah, sest kuna Facebooki üldse lääne maailma sotsiaalmeedia äppe Hiinas ei ole, siis nagu neil pole midagi kaotada. Ja, aga ma saan aru, et see probleem võib olla kahepoolne, ehk et kui Trump keelab TikToki näiteks Apple'i äpipoes ära,
siis 100 miljonid hiinlased ei osta enam ühtegi iPhone'i, sellepärast et see lisaks TikTokile on sama firma pakutav äppi WeChat, mis on põhimõtteliselt Hiina selline rahvuslik chati äpp ja kui sa seda ei saa oma telefonisse, ei saa seda telefoni osta ja ongi kõik. Ja siis me vaatame juba Apple'i tulemustele kurvalt otsa. Tänapäeva maailm on väga läbi põimunud. Keeruline on teha selliseid kirurgilisi liigutusi. Aga tähtaeg on väga lähedal ja me näeme, mis TikTokist siis saab varsti. Tänane saade läbi, aitäh kuulamast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.